püütakse seal stiile ja nagu neid vaadata ja niisuguseid vormitunnuseid leida, seda küll üsna palju nüüdsest ka varasemas klassikalise varasemate sajandite arhitektuuri ajaloos, et eks see on üks komponent seal sees muidugi olemas, aga et tänapäeva arhitektuuri ajalukku on, seal on ka palju erinevaid suundasid, aga et kindlasti on ta ka väga pikka aega väga sotsiaalne, ehk siis see, et arhitektuuri väga palju määrab ära tellija, et mis on tellija ootused, mida tellija tahab ehitada, et hästi niisugune, ütleme, vanamoodne on arvata seda, et arhitektuur on tohutu arhitekti eneseväljendus, ta on seda ka natuke, aga et ütleme võrreldes, ma ei tea, kunsti või kirjandusega, kus tõepoolest, et luuletajal tuleb inspiratsioon ja ta nüüd või sama võib juhtuda maalijaga, et ta lihtsalt, tal nüüd sisemine tung on ja tema seda teeb, siis arhitekt tavaliselt seda või tal seda võimalust on väga harva ja enamasti on ikkagi kohutavalt tähtis tellija ootus ja tellija soov. Teiseks on arhitekt alati tohutult palju sõltuv füüsikaseadustest, materjalidest, kliimast ja nendest kõikidest johtuvad normid, mis ka ta on sellises tohutus legaalses võrgustikus normides, mis määrab, mida saab, mida tohib, maja peab ka püsti seisma, ohutu olema, sooja pidama, ei tohi vett läbi lasta, tuld ja nii edasi. Et kõik see ja mingil määral arhitektuuri ajalugu peab seda ka kõike nagu arvesse võtma, aga selge on see, et need humanitaaridest arhitektuuri ajaloolased ei tea võrreldes arhitektidega kõiki neid norme ja kuna neid norme kõik ajalooliselt ka teaksid, läheks nad nagu päris hulluks. Ehkki on teatud juhtudel, kus on püütud ka nagu väga ja teatud määral on vaja muidugi mingeid ehitusseadusi teada, et arhitekt tegi maja 3-korruselise mitte sellepärast, et tal tuli tung sisemiselt teha 3-korruselist maja, vaid ehitusseadus ei lubanud lihtsalt nii kitsal tänaval 4-korruselist teha. Et tänaval on see all liiga pime, mingid niisuguseid asju ikka peab teadma. Ja mida siis veel arhitektuuri ajalooline nagu tänapäeval peab nagu silmas pidama, on kindlasti see, et see tähtis on nagu tarbija ka tarbija üle mõtlemine, et see inimene, kellele seda maja on tehtud, kuidas tema seda tajub. Et see on just see, mis on kaasaegse arhitektuuri hästi suur probleem, et me näeme, et arhitektid oma professionaalse loogikaga tahaksid nagu ka tänapäeval kortereid inimeste jaoks elamiseks projekteerida, aga enamasti kinnisvaraarendajad ei võimalda seda, sest neil on Exceli tabel, mis ütleb, et sellesse trepikotta peab mahtuma nii mitu korterit, sest sellepärast, et kui korterid peavad olema nii suured, mille peale praeguste palkadega on võimalik pangast laenu saada ja neid uksi peab olema täpselt nii palju ja tegelikult kõikide jaoks valgust ei jätku ja siis ongi see, et inimesed on tänapäeval vaata, et surmani võlavanglas ja tegelikult nad saavad halvasti istuva ebamugava korteri, mille kõrval isegi Mustamäe ja Lasnamäe korter, mille kõik parameetrid on siiski tuhandetes instituutides läbi kinnitatud, on tegelikult palju paremini elatavamad ja mingisugust mõttetut ruumi raiskamist ja see ikka mahub igalt poolt läbi enam-vähem, Mustamäel ütle mitte, aga Lasnamäel juba ikka mahub käima ka. Et tegelikult selles mõttes arhitektuuri ajalus on väga raske kõiki neid aspekte kaasa võtta. Ja lisaks siis loomulikult veel nii-öelda kultuuri, ühiskonna, poliitika ja kõik need aspektid. Aga seda sissejuhatust oli vaja sellepärast, et kui me jõuame selle teie majani, siis selles majas, mul olid valge, ikka roheline igal pool või? Ma ei tea, tühja kaht maja on tegelikult ju näha ja seda maja teate te ise niigi. Aga et siis nii-öelda traditsiooniliselt, aga teatud aeg on nüüd olnud see mõte, et Eesti professionaalne arhitektuur algab EÜS-i majaga.
ja selle mõtte taga on siis see lähenemine, et see on esimene maja, mis on nii-öelda avalik hoone, mille on tellinud Eesti organisatsioon, kes on tahtnud, et see maja peab väljendama eestlust ja selle on kavandanud eestlane. Eesti organisatsioonile väljendamaks eestlust. Et selles mõttes siit nagu tõepoolest algab see Eesti arhitektuur. Et me võime ju öelda, et võib-olla kas meil on enne veel mingeid maju, milles oleks varem 19. sajandist maju, millega oleks tahetud väljendada eestlust. No tegelikult ei ole. Kui sa ikka ehitad lihtsalt omale talu, siis see talu on talu on faktiline, seal sa nagu eestlust eriti ei väljenda. Kirikul omad moed, vallamaja on hoopis riigivõim. Sul nagu eestlastel ei olnud üldse enne, see on nagu esimene kord, kui eestlased üldse tahavad linnaruumis ennast kehtestada. Aga see kõik saabki nagu võimalikuks alles seal sajandi vahetusel, kus me nagu tunneme, et ühtepidi on selle aja peale linnades piisavalt palju eestlasi, kes tahavadki uhkelt olla ja jääda eestlaseks, kes ei taha enam saksastuda, kes tunnevad, et seda sajandi vahetuse Tartu kohta on kasutatud ka seda Tartu renessansi mõistet, et kui Jaan Tõnisson ostab ära Postimehe, siis ta saab hakata järjest niisugust eestlust Tartus kütma ja ütleme niimoodi, et kui nii Tallinnas kui Tartus, et sakslased on natuke nagu väsinud ja blaseerunud, venelased on veel vähem, venelastel on see probleem, et nad on enamasti riigiametnikud, kas nad siis on omavalitsuses või maksuametis või sõjaväes või tollis ja raudteel ja et nad on alati nagu niisugused palgatöötajad, nendel erilisi ambitsioone ei ole, vene kaupmehi on ka natuke, aga väga vähe. Aga eestlased on ahmed. Nemad nagu tunnevad, et sakslased on väsinud ja tülpinud, blaseerunud, venelased on ametniku loogikaga, aga eestlastel on nagu see, et umbes, et nüüd lõpuks hakkab olema meie kord, et ka meil on võimalus haljale oksale jõuda, rikastuda, igale poole järjest rohkem meile uksi avaneb, järjest rohkem eestlasi saab ühtepidi lihtsalt jõukaks, ilma kellel haridust ei ole, ma ei tea, tehakse majaomanikud, pangad, eks ole, Tartus ka, eks ole, pankadesse, igasugust eestlaste äri hakkab tekkima, aga ka üha rohkem eestlasi on kõrgharidusega, sest siis on ikkagi kõrgharidus see tähtis koht, mille kaudu saadakse ka nii-öelda haljale oksale või jõukaks. Ja selge on see, et Eesti üliõpilaste selts on siin erakordselt keskse tähtsusega organisatsioon. Nüüd, et selge on nüüd see tellimus. Ja siin on ka tegelikult see sama koht, kui hästi te Tartut teate, ma ei tea, et siit läheb Kastani tänav, eks ole, ja see nüüdne Jaan Tõnissoni läheb sinnapoole, taha raudteeni välja. Ja see on üks suur krunt, mille Jaan Tõnisson ostab Tähtjärve mõistiku käest ja siis ta müüb selle edasi ja jagab ja siit hakkab nüüd sellelt nurgal kuni raudteeni hakkab niisugune Tartu Eesti maailm peale, et siin on, eks ole, alguses kus ÜRS-i maja valmis on. See on selle põllumajandusnäitused, see tütarlaste praegune Miina Härma noosokasvatuse seltsi tütarlaste gümnaasium, eks ole, see on järgmine seal samas kohe taga, mis on eestlaste kool, eks ole. Siin on need põllumajandusnäitused ja siis lõpuks tulevad veel vastu raudteed, on siis Jaan Tõnissoni koos oma vennaga need kasvuhooned, mis vennal on ja see tema 4-korruseline üürimaja. Et mis talle nagu sissetuleku või niisuguse äraelamise tagas. Ja tegelikult mööda Kastani tänavat lähevad edasi niisugused puupitsiga, võib-olla natuke venepärased majad, nagu mis täna lugesin veel Seina raamatust, ütles niimoodi. Aga nende omanikud on eestlased. Ja need on kõik selle pease ehitatud. Nii. Nüüd, see on nagu niisugune see tellimus, see taust. Nüüd, mees, kes selle projekteeris, oli siis Georg Helland.
vanem uurimus nagu professor Leo Kens, temale meeldis väga see, et näidata Hellatit kui esimest Eesti arhitekti. Aga mina siin nagu natuke vaidlen oma õpetajale vastu ja olen asja konstrueerinud teistmoodi. Et mina teen nagu vahet, et kõigepealt hakkavad projekteerima Eestis insenerid. Ja vaat, me jõuame lõpuks selleni, et siis 1910, kui Karl Puurmann Peterburist Tallinna tuleb, et tema on siis see esimene eestlane, kes on nii-öelda arhitekti diplomiga ja hakkab aktiivselt projekteerima. Võib-olla diplomi hindab ka saamata, aga ütleme arhitekti haridusega ja temast hakkab nagu 1910-ndatel hakkab Eesti professionaalne arhitektuur, aga see esimene sajandi kümnend on inseneri arhitektuur. Nii et Kens ei teinud nendel inseneridel ja arhitektidel nii palju vahet. Et, ja ütleme niimoodi, et ega see vahe on ka, et mõne koha peal ta on hästi tehtav ja mõne koha peal ta ei ole. Et ütleme niimoodi, et toonastest ehitusinseneridest praktiliselt kõik said maja projekteerimisega hakkama. Et lõpuks toona olid majad tänapäevaga võrreldes ikkagi nii lihtsad, et tegelikult talumees ehitas ju ikkagi enda elumaja ka enamasti oma tarkusest ja siiamaale mõni püsti, eks ole. Et see ei olnud veel nii keeruliseks, kogu see normatiivsus ei olnud veel nii sügavale tunginud. Et see ei ole nagu ime, et insenerid tegid. Võib-olla lihtsalt see, et inseneride kvaliteet oli võib-olla vähem nõudlik. Ja ütleme niimoodi, et nende inseneride maja projekteerimise loogika oli teistsugune kui arhitektide. Et insenerid olid nagu see, isa tavaliselt siis mingi suur talunik või tulevad ju maalt, mõisavalitseja või mingi mõisa, Antwerp, Köster, Kõrtsmik, et need on need esimesed jõukamad eestlased, kellel on võimalik laps ülikooli saata, insenerikooli, kunstiakadeemiasse või kõik mingisse kõrgkooli. Et see kulutus, mis on koolitamise peale tehtud, see tuleb tagasi teenida. Ehk siis see, insenerid tegelikult enamasti on sageli ka ehitusettevõtjad ja siis juba neil on ehitusettevõtja loogika. Ma selle papi või selle raha nüüd sinna arhitektile välja maksan. Ma oskan enam-vähem selle projekti ikka ise ka ära teha. See tase on niuke, et keegi väga ei saagi aru, et kas nüüd see inseneri, palju see inseneri oma arhitekti omast on kehvem. Ja ega need arhitekte ei salli, see tuleb väga hästi välja, sest arhitektid küsivad jälle oma töös meeletu raha. Et tegelikult seal samas sajandi alguses, ütleme, vastame näitan Vanemuist, kui Vanemuid see maja ehitati ja niimoodi, et Vanemuise seltsi juhatus, Karl Menning ja kes seal kõik olid, kui nad teada said, mida need arhitektid küsivad, siis ütleme niimoodi, et see, mida nad olid eelarvestanud nii-öelda maja ehitamise mõtet, seal oli selgelt null otsas. See on ikka nende jaoks suuremaid šokke, et see on võimalik, et see jooniste tegemine saab nii kallis töö olla. Nii, nüüd, ega siis insener Hellam, et tema oli siis talust, jõukast talust pärit, Sambaste kandist tuntud perekond tegelikult Eestis, Hellateid, diplomaate ja pankureid ja välja rännanud Peterburi, üks vend oli seal tuntud kirurg ja niisugune edasi pürgiv väljapaistev Eesti perekond olid need Hellatid, et selles mõttes tubli mees. Ja tema õppis siis Peterburi tsiviilinsenerite instituudis, mis oli täitsa kohalik insenerikool. Aga selge, et ta õppis seal ikkagi eelkõige inseneriteadus ja see, kuidas maja välja näeb, see oli teisejärguline, võib-olla natuke puudutati, kergelt lasti ka kunstiajalugu läbi, mis toona oli nagu vältimatu, tänapäeva inseneridel pole seda peaaegu üldse vaja. Ja seetõttu ütleme niimoodi, et kui me nüüd tahaksime vaadata seda maja, et kuna see on esimene, see Eesti arhitektuuri sümboolne algus, esimene Eesti-pärane arhitektuurimaja, kui me seda maja vaatame, siis loomulikult ilmu on vaataja silmades ja valmimise järel kriitikud leidsid selles majas
kohutavalt palju eestipäevast. Siis kui me nüüd tänapäeval sellele vaatame, siis väga siin nagu seda eestipäevast ei ole midagi. Ja teistpidi, et minu meelest teil ei maksa seda ka Hellatile ette heita, et siin midagi otseselt eestipäevast ei ole. Sellepärast, et temasugused insenerid tahta, et ta nüüd mingi Eesti stiili looks, oleks ka liiga palju tahta. Selles mõttes, et keegi nagu ei saanud tõesta kaks, mis see eestipäevane on, eks ole. Puutalu, kiviehitusraditsiooni eestlastel üldse ei ole. Et tegelikult arhitektid, et mis see eestipäevane on, hakkavad üldse mõtlema hiljem. Siis kui Eesti ajal Tallinna Tehnikumi tudengid Eesti Rahva Muuseumi tellimusel saadetakse talusid üles mõõtma ja siis nad vaatavad, millised need väravad, need unkalauad ja kõik nii, sealt siis hakatakse konstrueerima seda Eesti päevasust, et tegelikult selleni jõutakse alles Eesti ajal, et kui nad püütakse välja mõelda, mis see Eesti päevane on. Nüüd, siin see valgus sööb nüüd natuke seda katust ära, aga et väga arvati, et selline madalapoolne, laia väästaga tugev kelkkatus, see on talust toodud. Aga tegelikult oli neil seal olemas The Architectural Review ja seal olid just Frank Lloyd Wrighti ja Ameerika preeria maju hakatud tutvustama. Nad kõik teadsid, et need seal on sellised ja ilmselt see tuleb rohkem sealt, kui nüüd nii-öelda Hellat seda talust võttis. Teine asi oli see, et Hellat oli ehitanud ka Lõuna-Venemaal juba raudteid, ta oli küll suhteliselt noor, napilt peale 30. Aga ta oli jõudnud juba olla nagu raudtee ehitusel järelevalvet tegemas ja tegelikult mina olen mõelnud, et selles laias väestas ja selles madalas katuses, et see on niisugune Lõuna-Vene ja Ukraina rahvapärast arhitektuuri või niisugust sealset ehitustraditsiooni. Siis ta on, eks ole, punane tellis ja siis seal on valged krohvpinnad ja pahandate Üllar Kalamets oleks maha löönud, kui ma näpuga näitan. Aga et siin on niisugused tellisornamendi ladu. See ornament ruttu mõeldi niisuguseks naiste tikandiks ja et selles on kõigis Eesti rahvuslikku ornamenti. Aga tegelikult nendes vöödes või tegelikult selles tellis ja see valge krohvpind, et see on ju see niisugune Põhja-Saksa telliskootika, mis oli tohutult moes tol ajal. Kui te mõtlete, et samal ajal valmis, eks ole, Tallinnas seal reaalkooli vastas Aadli Vank selle tooniga. See on ju täpselt see niisugune Põhja-Saksa telliskootika või Pärnusse tütarlaste gümnaasium. Reinberg. Kuidas? Reinberg, just oli, kes maha Eesti Vank ju kohal. Et see tegelikult on niimoodi taandatud Saksa kootika, Põhja-Saksa telliskootikat, sa seda ka ei saa nagu kätte. Siis kui vaadata seda sissepääsu ja siin on, eks ole, selline megaliitiline nurgasammas, see on nii selgelt element Soome rahvusromantismist. Ja võib-olla kui mul ei olnud praegu siin teisi pilte, aga tagapool oli alguses siin selline selgelt juugendlik õdukaar, need kaaraknad ja kogu selline liigendatud maht, niisugune elav asümmeetriline liigendus, sellest kõiges on juugendit. Et ta on eklektiline, ta kindlasti ei ole mingi kõrgtasemel arhitektuur. Aga kus on nüüd kohe esimese asjana pead siis kõrgtasemel saama, et sellinegi saadi, eks ole. Et pole väga midagi ütleks, aga ja mis on tähtis, et ta kindlasti oli tolle hetke Tartus üllatavalt moodne. Ja see üllatav moodsus oli selles, et Tartus oli, Tartu oli tolle ikkagi suurlinn või tähendab palju suurem, suhteliselt suurem kui praegu. Minu jaoks on see, ma olen sellest palju rääkinud, aga mul on see nagu hinge peal, et 22. poolel, et nagu teine maailmasõda tappis Tartut nii palju rohkem kui Tallinna. Et kui praegu on nagu suhe on see, et Tallinn on 4 korda suurem kui Tartu, siis kuni teise maailmasõjani oli Tallinn alati 2 korda suurem ja võib-olla keskajal isegi 1,5 korda suurem kui Tallinn oli 1,5 korda või siis 2 korda suurem.
ja kuskil, ma ei tea, näiteks 1850, ütleme enne raudteed, siis oli see vahe ka palju väiksem, isegi kindlasti mingi 1,5 oli ainult Tallinn suurem. Et Tartu oli ikkagi väga palju suhteliselt olulisem ja võimsam Tallinna kõrval, kui ta seda on. Praegu see pealinn ja kõik see ja Päts ja siin ka Tartut on kiusatud stalinism, Tallinnat on vähem alla surutud teadlikult kui Tartut. Ja muidugi see konkurents on ka. Ja Tartus oli 19. sajandi lõpul neid üliõpilast korporatsioonide, saksa korporatsioonide maju kerkinud oma jagu, nii et hoone liigina, et üliõpilasseltsi maja ei olnud see üllatus. Aga üllatus oli selles, et see ei olnud historitsist. Kõik, mis siiani oli ehitatud, oli, kas ta siis oli mingi neorenessanss, neogootik, ta ei olnud, selles majas ei olnud historitsismi. Ja seetõttu oli ta värske, ta oli uus ja see muidugi sobis õudselt eestlastele. Sest eestlased oli just see, et sa ei taha seda sakslaste vana värki, eks ole, meie oleme uued, meil ei ole minevikku, meie praegu teenime raha, meie päevalt on tulevik, eks ole. Et me tahame moodsad olla, mis on tegelikult niukene ju, tegelikult Eesti arhitektuuri kreedo vaata tänaseni. Ja seda eesmärgiga mitte professionaalselt kõrgtasemel, aga see eesmärk oli täidetud. Ja nüüd minu meelest on põnev võrrelda täpselt samaaegse majaga Kastani tänava teisel nurga. Praegu, ma ei tea, kas teil see maja on silme ees, see on praegu, eks ole, Goethe instituut ja mis siis on Saksa korporatsioon Neobaltia ja täpselt, enam paari aasta vahega need enam-vähem üheaegselt valminud kordimajad. See on siis nüüd klassikaline historitsism, Saksa rahvusromantism, eks ole, Fachwerk, ehk siis need sõestikhoone, see on see, mida sakslasega oma niisuguse rahvusromantismina on kogu aeg tajunud. Nad olid väga rahul sellega, et see oli moodne maja, sest ta seda kõige moodsamal viisil Saksa rahvuslikkust demonstreeris. Ja ta tegi seda nüüd siin on suur vahe, kui see Hellati EÜS oli niisugune kohmakas ja koba. Siin on nüüd kõrgtasemel profiarhitekt. Kunst. Jah, von Engelhardt, väga tähtis Balti-Saksa suguvõsa, aadlik, üks vend on botaanik, kes teeb kõik mõisaparke, teine on Viljandi linnapea, jõukas, õppinud Peterburi kunstiakadeemias. Peterburi kunstiakadeemia lähim, väiksed rühmad, iga aasta lõpetab 10 arhitekti, kes pärast seda hiiglased, kus tsaari impeeriumis teevad kõige tähtsamaid tellimusi. See on parim võimalik haridus, et see tsiviilinseneride instituut on nagu tõka-tõka, et see, ma julgeks öelda, et Eestis või Eesti kunstiakadeemia ei ole kindlasti kunagi olnud midagi nii vägevat, nagu on olnud ikkagi see tsaariaegne Peterburi kunstiakadeemia. See oli ikkagi tipptasemel kool. Kõik on selle niisuguse vana Prantsuse akademismi mudeli järgi, aga ta tagas selle, ütleme, kunstiline tipptase, aga ega siis need inseneroskused ei olnud nendel ka kehva. Et nüüd, see on see, minu meelest selle kahe maja, ühe tänava kummaski otsas, seal Kastani tänava algus ja Kastani tänava lõpp, see kahe maailma kontrastsus, see niisuguste veel lohmakate eestlaste pürgimus ja selline professionaalne sakslaste blasee. Aga on siis parem maja või ilusam maja või? Ma ütlesin, et ilu on vaataja silma. Spetsialist ütleb mida? Ütleme niimoodi, et kindlasti on sakslaste maja väga palju professionaalsem. Seda on ta kindlasti. Aga kui me nüüd mõtleme kogu selle ühiskondliku tausta, selle konteksti, kuhu ta läheb, et sakslased tegelikult on ju juba nagu allakäigutrepil. Nad on väsinud, nad on nostalgiliselt oma minevikku ihalevad, neile üldse ei meeldi kogu see eestlaste pea tõstmine, see käib neile närvidele, ühtegi mingisugused teenija rahvas tungib peale, saab siin juba jõukaks, ostavad mingeid autosid,
Sic transit gloria mundi. Ja teiselt poolt Vene riik, eks ole, ei luba, nõuab, ajab koolid venekeelseks, ülikool 90-ndatel tehakse venekeelseks, ei laska enam. Nõndega, seal keeratakse ka kruvisid kinni, et ega see Saksa maailm tõmbub kokku ja nad on sellest stressis, väsinud ja turris. Nende ilus maailm hakkab mööda saama. Nii, aga nüüd sealt nagu EÜS-ist sinna juurde seda üldist arhitektuuri teket kasvatades. Et 20. sajandi esimesel kümnendil ehitavad praktiliselt kõikides Eesti linnades Eesti organisatsioonid oma suured seltsimajad. Ja see on niisugune eestluse ruumiline manifestatsioon. See on tähtis, et selles linnas on Eesti seltsimaja suur ja võimas, sellega peab näitama. Ja nüüd lihtsalt ma lasin siit praegu Hellati omad, et nüüd see Valga säde on ja Hellat üldse nagu kõige rohkem võib-olla projekteeris Valka. See on muidugi õnnetu maja, see on 3 korda maha põlenud ja ega seal midagi sellest niisugusest tsaariajast suu alles ei ole, aga see on, aga noh, ta on ka seal, kes Valgat ette kujutab, kes need ümberringi puumaju enam seal alles ei ole, aga ta on selles Valgas südamikus tõeliselt suur ja tähtis maja. Ja Valgas on teda oma jagu, tal oli vahepeal konto seal ja tegelikult Valga on huvitav linn, vastab veel üks Valga, et Valgas oli ka erakordselt tähtis see rahvusküsimus ja seal oli veel küsimus 4 rahvuse all, sellepärast, et seal lätlased olid ja tegelikult nii-öelda Valga linnas ei omanud üldse eestlased nii suurt ja tähtsat positsiooni. Sakslased, palju venelasi, sest oli raudteelinn ja raudtee oli kõik venelased. Ja siis need paar linna tulevad eestlased ja lätlased. Ja lätlasi oli tegelikult isegi rohkem, sest Valga oli tsaari ajal kreisilinn, aga Valga kreis, ehk siis need talupojad, kelle jaoks Valga oli keskus, olid lätlased, nii et see Valga kreis oli tegelikult lõuna poole. Et kui Eesti Vabariik tekib ja seda Eesti-Läti piiri tõmmatakse, siis noh, et seal oli ka lobistid ühelt poolt ja teiselt poolt nende Rahvaste Liidu ametnike suhtes ja eestlastel õnnestus nagu Valga linn Eestiga saada. Aga see oli suhteliselt, aga kogu tema tagamaa jäi Lätile ja põhja poolt ümbritses Valgat metsade vööd. Teisel pool metsasid hakkas vana Võrumaa peale, vana Mulgimaa peale, et üsnaga Valgale maakonna tekitamine oli erakordselt raske, et linn on põhjast ümbritsetud suure metsavööndiga ja põllud ja talud, kes peaksid nagu oma kaupa müüma ja noh, seal linnas, need olid kõik nii kaugel, aga see on kõrvaljuur. Nüüd Päevenu, kus noh, Lättes ei ole, aga muidu see sakslaste ja venelaste ja eestlaste vaheline kolmikpinge, see rahvuslik pinge on sajandivahelised kindlasti õhus. Siin on niimoodi, et Hellat teeb ainult esialgsed mingid joonised ja tegelikult siis sakslased, nii see Alfred Jung kui mul on veel fond seal vahelt isegi puudu, fond Wolfelt, ka maadid, kes on linnaarhitekt siis ja kes on teist põlvkonda linnaarhitekt. Me räägime siin kõikidest eestlastest, kes tulevad talust ja nüüd esimesed, vaudselt esimene põlvkond, kes hariduse saab. Wolfeldil juba isa on 40 aastat olnud Pärnu linna arhitekt, ikkagi nii-öelda vahed on sees. Ja see, ma ei hakka selle maja detaili, aga kõik kujutavad ette seda maja asukohta, et see on see, kus oli see nõukogude ajal hotelli Päevenu, see 7-korruseline, ma ei tea, mis ta nüüd on, hotelli nimi, jumal teab. Ikka Päevenu, okei. Aga see on nüüd võetud sealt Eesti Panga tagusest väljakust, mida nad on 7 kaudu ümber kujundanud. Nii, või siis Hellat tegi ka siis selle Eesti Noosakasvatuse Seltsi tütarlaste gümnaasiumi, mis on nüüd tõesti EÜS-i maja taga, nagu järgmine maja sellest. Aga see on ka niimoodi, et selle Hellati projektidega nii, et me ei tea, palju selles vanas Endlas seda Hellatit oli, ja siin on tegelikult Soome arhitektide võistlusprojektide pealt kokku pandud. Aga see kokku panemine, et see tegelikult oli toona väga tavaline.
ja ma tegelikult pean teile tunnistama, et ma ei ole seda detailselt uurinud, ma ei tea kõiki neid soomlaste projekte, et see on nagu loetud teadmine, see ei ole mu enda uurimuse tulemus. Aga ja veel siis Hellati kohta on see, et siin on veel üks Valga näide, aga siin on ka, et tegelikult ei ole nagu selge, kui palju seda Valga algselt haiglat ta on ise projekteerinud, sest see tegelikult oli Viljandi jaoks koostatud projekt. Ja ühelikuks on Kreisilinna nagu maakonna haigla või Kreisilinna haigla tüüpprojekt Liivimaa jaoks, mille võib-olla keegi Riia arhitekt on mingis Riia Kubermangu valitsuse kontoris kokku seadnud. Kui palju ta seda muutuda, me tegelikult ei tea. Et tegelikult ma ei oska sellele Hellatile niisugust suurt ilusat loometeed joonistada. Et see Kents on seda omal ajal püüdnud, aga siis oli veel väga palju arhiive kinni, ta ei jõudnud veel kõike nii palju, nii põhjalikult. Et tegelikult võib-olla keegi, Marki Oliver Orva või keegi selline viitsib sellega süvitsi minna, sest tegelikult Hellatik on praegu rohkem lahtisi otsi ja ta ei ole niisugune, ütleme, Eesti arhitektuuriloo keskseid persoone. Nii, aga nüüd ma tahtsin natuke rääkida ka sellest, et mis oli Hellati ümber. Ma ütlesin teile, et see esimene kümnend on see nagu inseneride praegu veel arhitekt ei ole, aga eestlased on nii vaadata, muudkui tahavad ehitada. Et see on nagu vahva, et siis Kihelkonna keskuse tasandil on ka eestlaste seltsid nii tugevad, et nad tahavad maja ehitada. Neil on seda vahva maja, kus oleks kõik need, kus oleks kõrtsku kastuskelts ühe katuse all, kus saaks laulda ja tantsida, pidu teha ja kõnekoosolekut ja nad on universaalsed. Aga ta on niisugune eestlaste kooskäimise suur keskne maja. Ja see Väike-Maarja oma on nendest üks uhkemaid. Ja see on nagu huvitav, et need rahvamajad, niisugused Kihelkonna keskuse või väikelinna tasandil, et meil need Eestis, eestlaste omi, ei ole enne eelmise sajandi lõpust, või tähendab juba üle-eelmise sajandi lõpust, aga Läti poole peal, käigi lätlased 19. sajandi lõpul olid jõukamad, maaparend, alud suuremad, raha rohkem, haridust võib-olla rohkem. Lätlased jõudsid oma niisuguste seltsimajadel juba 80-ndatel ja 90-ndatel, kui eestlastel veel, Tallinnas Estonia puumaja, Vanemuisel ka mingi puumaja, mis maha põleb ja linnas veel natukene. Aga need ei ole veel kindlasti mitte niisugused manifestatsioonid, nagu need sajandi alguse linnade rahvamajad. Siis insener Karl Jürgenson, nagu see eelmine oli siis Fromford Kangro, kes valdavalt ka Tartus tegutses. Aga selle põlvkonnaga on huvitav, et nad siis see majade projekteerimine ja ise ehitamine on siis sajandi esimesel kümnendil see, millega nad saavad jalad alla ja siis saavad neist kõigist edasi muud asjad, et see insener Karl Jürgenson oli Eesti minister ja kõik nad löödi venelaste poolt maha sõja alguses või 42-3 nad kõik surmadaatumid lähevad sinna, sest nad kõik viidi venelane. Eks sellega, nii nagu see noosakasvatuse tütarlaste kool, samamoodi siis, see on see 1907. lõpuni reformide järgi, kui lubatakse eestikeelseid keskkoole või rahvuskeelseid keskkoole, siis ruttu hakkavad need eesti koolid tekkima, nagu ka Vestholm ja Lender ja kõik nii-öelda. Ja Vestholmil on nagu esimesena siis või üks esimesi see erakooli maju, mis ei ole seltsi, vaid on ühe inimese maja ja Jürgensoni projekteeritud jällegi, et see ei ole nagu suur arhitektuur, aga majana käib küll. Ja pole nagu normaalne maja ja saab kõik asjad ära teha. Või siis, kui me oleme siin, et siis samas kõrval kvartalis või siin nurga taga, eks ole, insener Uesson, kes on päevast suur osa Eesti ajast Tallinna linnapea. Et tuntud tähtis Tallinna linnapea. Aga enne seda siis projekteerib ta. Ja ütleme, Lender on nendest esimene, kes saab eestlasest linnapeaks ja kes enne seda on neid niisuguseid kehvemaid puumaju palju teinud. Aga Uesson leiab endale eriti veel 1910. aastatel niisuguse hea niši, et tema teeb selliseid paremaid puumaju. Mis on iseenesest huvitav, sest muidu võiks olla see, üldlevinud käsitluse järgi see polarisatsioon on selge, et sakslastel kenad kivimajad kesklinnas ja siis niisugused eestlaste puidust agu ümber selle. Aga nüüd see Uessoni tehtud niisugused majad
on tegelikult ütleme kvaliteetsed keskklassi kodud. No okei, on ka 5-toalisi, aga siin on näha, ilusti näha, kuidas siin on ühel korrusel 4 3-toalist kõigi mugavustega korter. Et see on ju niisugune kolm, kui sul on ikkagi ka vannituba juba sees, ma loodan, et tuli blufiga, et sul ikkagi niisugune normaalne keskklassi korter on siin juba tegelikult nagu sündimas. Ja need USA maju on palju, kümnetes. Et see on, et kõik need ja et see on siis see üks põlvkond. Nüüd, ega siis see Eesti eliit saab aru, et neid oma arhitekte veel ei ole. Ja siis on see, et saksa arhitekti ei taha kasutada, vene arhitekti ei taha kasutada ja siis pöördutakse soomlaste poole. Tellitakse tervele reale Eesti tähtsatele majadele nii-öelda neid projekte Soomest. Ja see on nüüd õnnelik kokkusattumus, et see oli ka see hetk, ega siis Soome oli muidugi meist kogu aeg nii-öelda vanem vend, et raha rohkem, kuna nad ei ole kunagi olnud rootslastele niisugused talupajad nagu meie sakslastele, nende positsioon on alati parem olnud. See nende suurhertsogi riik, nende autonoomia tsaari riigi sees on alati palju suurem olnud, neid ei ole kunagi püütud